tere ilusat teisipäeva, taas kord aeg tegutsemisampsuks. Ja kui täna on meil külas Laura Hallaste, siis me valisime teemaks uudiskirjad ja mis on need peamised vead, mida vältida uudiskirju kirjutades, sest me ju kõik loodame, et see avamismäär oleks võimalikult suur ja see sisuga kõnetaks inimesi, mis paneks neid tegema järgmisi samme, mida sina soovid. Minu nimi on Triin Pärn ja mina olen üks veebikooli assistentidest ja igal teisipäeval tulen siia laivi põnevate inimestega, kes räägivad oma alast ja kuidas siis sina saaksid seda enda kasuks tööle panna. Ja sa võidki anda teada, kas sinul on üldse oma meililist ja kui tihe kirjutaja sina oled. Ja ma usun, et kindlasti on väga-väga põnev kuulamine täna. Tere Külli, tere Reelika, nii kihvt, kui te alati tervitate. Ja tere tulemast, Laura. Tere! Ja ma kohe küsikski, et kuidas sina leidsid enda jaoks üldse copywriting'u, sest sa oled ka copywriter ja ka koolitaja? No nii, see on minu jaoks olnud ka äärmiselt põnev teekond, et tegelikult ma olen juba üle 10 aasta, peaaegu 12 aastat, ma olen turunduse valdkonnas olnud tegev ja ma olen olnud just tegev sellise sisu poole pealt, et ma olen kirjutanud uudiskirju, blogisid, just sellist teksti poolt on olnud hästi südamelähedane, see tekstide kirjutamine. Ja ma aastaid töötasin tegelikult erinevate ettevõtete juures turundusspetsialistina. Aga kui mul sündis laps, siis oli niimoodi, et ma enam ei suutnud seal palgatööl käia, et see ei olnud minu jaoks piisavalt paindlik ja see andis mulle tegelikult sellise hea tõuke teha uus samm ja hakata ise ettevõtjaks ja hakata copywriting uga just tegelema. Et ta andis ka võimaluse nagu tegelikult spetsialiseeruda sellele, milles ma ise tunnen ennast kõige paremini, mis mulle kõige rohkem meeldib, ehk just nende tekstide poole pealt. Ja koolitajaks ka ma hakkasin, tegelikult ma olen koolitaja tegutsenud alates 2024. aasta algusest. Ehk ma hakkasin mõtlema, mida teha, et mul oli sündimas teine laps. Et mida teha sellist, mis võib-olla tooks ka sellist nagu natuke passiivsemat tuule, et ma saaks rohkem korraga inimesi aidata, sest ikkagi, kui sa copywriter'ina osutad teenust, siis neid üks-ühele kliente sa ei mahu väga palju on ju kalendrisse. Ja ka ütleme nii, et väiksemad ettevõtjad, kellel võib-olla ei ole nii palju veel ressurssi, et palgata enda copywriterid, et nad saaksid ka edasi liikuda, saaksid kuidagi kasu ja siis ma hakkasingi tegelikult koolitamisega tegelema ja õnneks mul läks see kohe väga selliselt hästi, kohe läks tööle. Ma tegin meililisti, tegingi enda isikliku meililisti siis 2024. aasta jaanuaris ja kohe ma sain sinna palju inimesi, ma sain kohe iga kuu tegin koolitusi, et ma sain selle asja kohe liikuma, et loomulikult mul oli ka kogemus juba palju aastaid ka erinevate e-poodide jaoks turundust tehes ja siis ka igasuguseid koolitusi ja konverentse turundades, aga ka enda ettevõttes ma sain selle asja üsna kiiresti liikuma. Nii põnev, Laura, kohe on näha, et sa oled selline tegutseja ja praktik, kes kohe paneb sinna teadmised ka enda jaoks tööle. Sest et noh, see on kõige parem näide, et kui sul endal see asi toimib, et siis seda ka edasi ju õpetada teistele. Just nii. Ja millest sa täna meile täpsemalt räägid, Laura? Ma täna mõtlesin, et ma räägin uudiskirjadest, et mis on sellised 3 levinud viga, mida uudiskirjades tehakse ja kuidas sa saad ka neid vältida. Et tegelikult esimene samm ongi see, et sa teaksid, mis vigu sa üldse teed ja siis sa saad teada, et kuidas neid parandada. Sest tihtipeale mõeldaksegi, et oh, ma kirjutan midagi siin ja ma panen mingi pealkirja, et küll see kärab, peaasi, et ma kirjutan ainult. Muidugi jah, esimene samm on see, et sa üldse võtaksid julguse kokku ja kirjutaksid enda meililistile. Aga tegelikult, kui sa juba oled kirjutamas, siis on võib-olla hea samm edasi mõelda, et siis mida ja kuidas kirjutada, et päriselt see meililist tooks sulle tulemusi, et mis need nagu sellised nipid on, eks ole. Väga põnev. No nii, mis me edasi teeme, kas hakkame vaatama neid 3 viga? Hakkan vaatama. Nii, ma jagan siis enda ekraani, mul on väikesed slaidid ka tänaseks sulle tehtud, et vaatame üle, mis need 3 põhilist viga on ja kuidas sa saad neid vältida. Nii, 3 kõige levinumat viga uudiskirjades ja kuidas neid vältida. Ja enne kui ma panen järgmise slaidi, siis ma ütlekski pealkirjade kohta või selle kohta, et tegelikult üks kõige olulisemaid asju uudiskirja puhul on pealkiri. Ja juba väga ammustel aegadel siin eelmisel sajandil oli üks tuntud Ameerika turundaja copywriter David Ogilvy, kes ütles, et ainult
viiest inimesest üks klikib siis pealkirja peale ehk 80% inimesi ei kliki kunagi pealkirjast kaugemale. Ja see on selline võib-olla oluline siis asi, mida silmas pidada, et tegelikult ei ole üldse patt kulutada aega pealkirja mõtlemise peale ja pealkirja variantide katsetamisele. Ehk kui sul kohe ei tule hea pealkiri, sellest ei ole midagi, et sa võidki endale õlale patsutada ja öelda, pealkiri ongi tähtis, pealkirja peale sa võidki päris palju aega kulutada, ehk see David Ogilvy ütleski, et kui sul on turunduseelarve on siin $1, $1 80 senti, sa võid pealkirja peale panna magama või noh, et kulutada aega või siis raha pealkirja mõtlemise peale. Ehk ma ütleks uudiskirjade puhul esimene asi ongi siis pealkiri. Ja mis siis pealkirja puhul on, et mis vead seal on, miks pealkiri ei kutsu avama? Ja siin ma olen siis mõned punktid sulle välja toonud, et milles siis võib asi olla. Esimene asi ongi siis, kui pealkiri on lihtsalt selline üldsõnaline või igav. Näiteks uudised või juuli uudiskiri, sooduspakkumine. Et see ei ütle midagi sinu pakkumise ega sinu brändi kohta. Et ma tean, aastaid tagasi oli väga populaarne need juuli uudiskiri, augusti uudiskiri, septembri uudiskiri. et selline väga sellised igavad üldsõnalised pealkirjad, et inimesel lihtsalt nii palju kirju tuleb ju mailbox'i, et ei pane lihtsalt tähele. Siis teine asi on see, kui fookus on saatjal, et mitte lugejal. See läheb võib-olla samasse kategooriasse, et okei, mul on sooduspakkumine, aga mida lugeja sellest saab, on ju, mis kasu tema sellest saab. Või et räägid lihtsalt persoonibränd, et sa võib-olla pead rääkima ka endast, aga et kui see ikkagi fookus on ainult, mida mina tegin, kuidas mina edu saavutasin, on ju, aga et mida sina sellest saad, mida lugeja saab. Et see fookus ei ole paigas. Ja ütleme ka, et see pealkiri võib-olla kui ta ei tekita uudishimu ega soovi avada, et on lihtsalt igav, et inimene ei taha avada, sest see ei tekita nagu sellist põnevust. Ja viimane asi, enne kui ma pöördun konkreetsete näidete juurde, et on ka see, et kui on lihtsalt teisest keelest tuimalt tõlgitud või on nagu ai abi kasutatud, aga see on jäänud selliseks, ei ole eesti keele pärane ja jääb selliseks imelikuks, et ma kohe varsti näitan talle ka, et missugune see pealkiri võib olla siis, mis on nagu selline ai tekst, eks ole. Et ma otsisin ka sulle mõned näited, et ma natukene kirjutasin neid ümber, et ei oleks konkreetsed brändid nagu näha, aga et siin on mõned näited, aga ütleme nii, et need võib-olla tunduvad justkui nagu täitsa okeid, et tegelikult on ju, mis teil nagu viga on. Aga kui hakata nüüd lähemalt vaatama, siis esimene näide näiteks suur sooduskampaania ainult e-poes teatud kuupäevadel on ju. Et tegelikult, kui ma ei tea seda brändi, kes seda saadab, siis ma ei tea üldse, mida siin pakutakse. Ja see ka, et kui sa paned nagu need suurtähtedes, on ju, et siis meiliprogrammid võivad hakata seda ka spämmiks pidama, et läbivate suurtähtedega ainult kirjutamine. Et võib-olla kui sa paned ühe sõna siin kuskil suurtähtedega caps lock'i on ju, aga et kui kõik sõnad on sellised caps lock'is ja palju hüüumärke, et siis need meiliprogrammid võivad ka hakata vaatama, see on lihtsalt mingi spämm, on ju, et kas see on nagu mingi normaalne pakkumine. Ja lihtsalt ka, et ei ole spetsiifiline, et ikkagi mida siin saab, et üks nipp on see, et kui sul on ka siis eeltekst, et preview tekst, et näiteks siin on see ainult e-poes on ju, mis kuupäevadel, et siia võid ju panna, et mis toote kategooriad sul on pakkumises, ma ei tea, mantlid, joped, -70, siis ma kohe võib-olla tahan avada, on ju. Et või soodusprotsent kuskil välja toodud, et mis suur sooduskampaania, et siin on nagu, et ta jääb nagu liiga üldiseks ja anonüümseks, et selliseks, et mis siit siis ikkagi saab, on ju. Siis näiteks teine näide, et seedimine ja meeleolu, kuidas soolestiku tervis mõjutab meeleolu. Et see pealkiri on ka selline, ütleme, see on nagu mingi raamatu pealkiri või kuskil nagu teadusartiklis, et seedimine ja meeleolu, et nagu see ei tekita ka seda nagu, et miks ma peaks seda avama või lugema, on ju. Et selles suhtes siin oleks hea tõesti mõelda, et mida siis inimene saab siit, on ju. Et näiteks mida süüa, et tuju oleks hea, 5 toitu, mis põhjustavad ärevust või midagi kohe, mis okei, kuidas see mind mõjutab ja mida ma saaksin teha, et praegu jah, see jääb praegu liiga üldiseks. Ja siin on ka see viga, et see eeltekst, preview tekst, see kordab seda pealkirja, et seedimine meeleolu, kuidas soolestiku tervis mõjutab meeleolu, et see sama asi, et tegelikult siin eeltekstis saaks juba midagi hakata rääkima, et mis seal uudiskirjas tuleb või mis need põnevad nipid on või mis need
milles see teema seisneb, et veel midagi põnevust tuua, et inimene tahaks seda vaata avada. Et siin on ja nüüd on need sellised kaks näidet ja siin, mis alumised on siis sellised, et siin on ka siis selline võib-olla võõrkeelepärane või lihtsalt selline ka ai-lik sisu, et suvine sale kuni -20. Et vaata eesti keel ja inglise keel on põimitud, et siis mõtled, et kas see on nagu suvine kõhn, vaata. et, et siin on jah hea võib-olla see, et siin on soodusprotsent toodud, aga ütleks, et ka eesti keeles on toredaid sõnu, mida kasutada selle sale asemel, et lihtsalt mulle ei meeldinud see kombinatsioon. Ja siis septembri uudised, et see on ka sama kategooria, et septembri uudiskiri või noh, et ta on nagu ka mitte midagi ütlev ja siis, et hoiame sind stiilsena ilmateatest sõltumata. Et ai tekstis on tihtipeale, ta tahab kuidagi asju teha stiilselt või stiilsena hoida. Et see on ka kõik selline nagu, kuidas seda mind stiilsena hoiata. Et siin peaks ka natuke mõtlema, et no näiteks ma mõtlesin välja, et mis on selle septembri värvid, et kui see on riidebränd, on ju. Ja et stiilsed sügisjoped, mantlid, mis ootavad sind, et noh, see eeltekst, et midagi, mis ikkagi kohe paneks midagi mulle, et ma võib-olla otsin siin mantlit või jopet või mis on selle septembri värvid, mis on praegu moes, on ju. Et midagi, mis rohkem paneks, et ma tahan seda avada. Et siin on jah siis sellised näited, mis tunduvad okeid, aga tegelikult kuidas saaks paremini, on ju. Et see on nagu see, et sa pead mõtlema pealkirja ja pead mõtlema ka tegelikult eelteksti peale, et paljud unustavad selle eelteksti täita või lihtsalt siis ta kuvab automaatselt esimest rida sinu emailist, mis võib olla, et võib-olla tahad uudiskirjast vaadata brauserit või üldse lahkuda, on ju. või lihtsalt tere Mari, on ju, tuleb, et noh, et tuleb see suvaline tekst, et hea oleks kindlasti see eeltekst ka välja mõelda, et midagi, mis tekitaks veel, et inimene tahaks avada, vaata. Et see on nagu selline, mis ma tahtsin sulle siit kaasa anda. Ja milline siis on hea pealkiri, et hea pealkiri siis tekitab uudishimu, viitab konkreetsele kasule või tulemusele, et midagi, mida inimene siis saab. Ja ta on ka ikkagi peaks olema küllaltki konkreetne ja spetsiifiline, sest muidu on, kui see kõik terve mailbox on täis neid sooduskampaaniaid, siis millist valida, on ju. Et ta peaks olema ikkagi küllaltki spetsiifiline. Ja tahtsin ka välja tuua seda, et uudiskirja eeltekst ei tohiks kopeerida pealkirja, vaid anda midagi uut ja midagi veel põnevat, midagi uudishimu tekitavat, et inimene tahaks edasi lugeda, siis sellele kirjale klikkida. Et need on sellised võib-olla põhiasjad. Aga ma panin täna tegelikult kokku ka siis sellise materjali sulle 10 pealkirja malli siin uudiskirja jaoks, et siin pärast jagame ka seda linki, et kus sa saad selle endale alla laadida, kes tahab rohkem siis pealkirjade kohta teada või mõelda neid huvitavaid variante välja, et siis ma panin ka sellise juhendi kokku. Aga nii, vaatame edasi, kui pealkirjast oled mööda saanud. Ma ütleks ka seda, et sa ei pea muretsema, et sa hakkad pealkirja nagu esimese asjana mõtlema, et sa võid rahulikult kirja valmis teha, siis mõelda, mis see hea pealkiri selle jaoks oleks. Et sa ei pea nagu pealkirja taha kinni nagu jääma, selles seda tahtsin nagu öelda. Aga kui nagu pealkiri on justkui olemas või sa mõtled, ma teen seda pealkirja hiljem, aga mis on siis vead need kirja sisus? Et põhimõtteliselt on 3 asja, kus uudiskirja osa, kus kõige rohkem võib vibastuda, on siis pealkiri, sisu ja siis on üleskutse, call to action. Need on nagu 3 põhiasja, millest uudiskiri koosneb ja kus seda nagu viga saab teha. Aga et siis uudiskirja sisu, et kui sisu ei kõneta ja kus need komistuskivid on, et esimene asi on pikk ja igav sissejuhatus ehk puudub ka see konks, et miks lugeja peaks edasi lugema, et lihtsalt selline heietus, mis ei vii edasi. Siis, mis võib olla ka lihtsalt, et sa kirjutad väga kuivalt, ametlikult või selliselt pressiteatelikult, ehk võib-olla mõtled, mul on selline tõsine bränd, et mul on teised ärid, mu kliendid, aga seal tegelikult teine ettevõtja või äriklient, et tema on ka inimene ja tegelikult pigem ma soovitan alati sellist pigem soojemat inimeselt inimesele tooni, et see on nagu see, võib-olla see brändi hääl või see, et see lihtsalt jääb liiga kaugeks ja distantseerituks. Siis loomulikult ka see, et kui sisu ei ole ei ole kliendikeskne, ta on ettevõtte keskne, et räägitakse lihtsalt liiga palju endast, enda tootest, teenusest, et ei puudutata seda, mis on kliendi nagu need probleemid või eesmärgid, et kuidas sa saad neid nagu lahendada või kaasa aidata kliendi nagu probleemide lahendamisele, et see pool. Ja noh, kindlasti ka see, et kui sisu jääb lihtsalt segaseks, et inimene ei saa aru, mida pakutakse. Ma näitan sulle, tegin mõned sellised näited ka sulle, et jällegi võtsin tegelikult päris uudiskirjade aluseks, aga natuke kirjutasin ümber.
et näiteks ongi igav sissejuhatus, et kui sa hakkad rääkima lihtsalt maast ja ilmast, hei, loodan, et suvi möödus toredalt ja said natuke puhata. sügis tuleb alati kiiresti, aga plaanid alles võtavad kuju. meil on varsti jagada mitmeid uudiseid ja tegemisi, millest räägime sellest kirjast pikemalt. Ehk meid on võib-olla õpetatud, et koolis, et kuidas kirjutada kirjandeid, et hakkad nagu teed sissejuhatuse, hakkad maast ja ilmast nagu rääkima nagu rahulikult. aga tegelikult turundustekstides, reklaamtekstides on see, et sissejuhatus peaks kohe köitma, kütkestama, et sa pead leidma mingi konksu, mingi sellise lause või väite, mis inimese tähelepanu köidab, samamoodi nagu pealkiri. Ehk siin peaks olema kas mingi põnev fakt või intrigeeriv väide või midagi, mis inimest või noh, et kohe, et mis siit uudiskirjast saab ja mis põnevat siin on. et sellise pika idava sissejuhatuse võid maha tõmmata ja mõelda paar-kolm lauset, mis kohe ikkagi lugejad köidavad ja kütkestavad. Ehk see, et ütleks ka, et kirja algus on päris tähtis, et seal oleks mingi konks, et inimene tahaks edasi lugeda. et see on selline üks levinud komistuskivi. Siis, mida mainisin, on ka siis meie positsioonid, et räägime, et oi, meie avame uue kontori, meil on nii hea teada, meie ettevõte teeb seda ja teist. aga mis kasu klient sellest saab, et kas, et kui ta avab uue kontori, et siis näiteks, et tema saab tellimuse 2 korda kiiremini kätte või mis kasu on kliendil sellest. et alati turundustekste kirjutades sa võid rääkida enda tegemisest, aga alati mõtle, mis kasu klient sellest saab, mis on temal sellest abi. et see on lihtsalt selline võib-olla mõtteviisi shift või muutus. ja viimane viga, millest võib-olla räägin praegu, on siis see, et kui pakkumine ei kõneta. ehk tegelikult on väga levinud see, et sa pakud mingit esimese ostu puhul mingit sooduskoodi. aga mida tehakse tihtipeale on see, et isegi sa ei ütle, et mida siit saab osta. et see üks uudiskiri, mis mulle tuli, ma olin seal meililistis olnud juba pool aastat ja siis tuli mulle miskipärast esimese ostu soodustus. aga ei olnud öeldud ikkagi väga täpselt enne selle sooduskoodi andmist, et mis ma siit üldse osta saan, ma ei saanud aru, mida mulle pakutakse ja noh, et siis kuidas seda koodi kasutada, no see on nagu okei, aga et jah, et sa pead võib-olla ütlema ka ikkagi, mis sa pakud. ja noh, mida tehakse, on ka mõnikord, et see sooduskood pannakse kuhugi pildi peale, aga kui minule mailbox'i üldse ei kuva pilte mingi Outlook või kuskil, siis ma tegelikult ei näegi, mis see sooduskood on. ehk et kui sa ainult piltidele lootma jääd, siis võib ka olla see, et inimene ei saagi sinu teadet või pakkumist kätte. et see pildi ja teksti osakaal, et ikkagi tekstina peaks olema ka vähemalt mingi osa uudiskirjast. et see pool, et ja siis praegu võib-olla rohkem neid vigu ei võta, sest muidu me ei jõua lõpuni, aga ma räägiks lühidalt ka siis üleskutsest, et call to action'ist. ehk see, et kuhu mida inimene peab nagu edasi tegema. et kui sa ütled, oh, loodame, et oli kasulik või vaata meie koduleheküljele või et sellist väga ebamäärane, vaata, et kui sul on tuju, siis kliki siia ja noh, võib-olla kui sul on ka see, et sul on liiga palju siis teemasid, nuppe või linke ühes kirjas, siis inimene nagu kommipoes on ju, laps kommipoes, et ta ei tea, kuhu klikkida. et parem, kui sul on 1-2 konkreetset üleskutset ja nad oleksid siis sellises nagu konkreetses kõnemises, käskivas kõneviisis, et noh, ma ei ütle, et alati peab kasutama osta kohe, aga broneeri, vaata siit, et parem on kasutada aktiivset verbi ehk nagu osta, broneeri, võtta ühendust, kui see, et loodame, et oli kasulik või vaata lähemalt meie kodulehele. et kui tunned huvi, siis kliki siia, et vaata, sellised on nagu ebamäärased, et pigem mida konkreetsem, seda parem. et see on ikkagi, inimesed võib-olla mõnikord mõtlevad, okei, ma pean nagu siin, ma ei tea, noh, käsutama inimesi või et ei meeldi nagu see käskiv kõnemis, aga inimestel peab üsna konkreetselt ütlema, mis nad teevad, mis nad tegema peavad ja siis nad ka teevad. ja hea, kui sul on konkreetse nupuna või siis aga selgelt eristuva lingina siis üleskutse välja toodud, et mida inimene siis tegema peab. et see on siis minu 3 viga täna, et uudiskirjas võib loomulikult olla rohkem vigu, aga mis puudutab kirjade sisu, siis on 3 asja, et pealkiri, mis ei kutsu avama, sisu, et kas sisu hoiab lugeja tähelepanu üleval, kas siin on tema jaoks mingi selge kasu ja siis kas üleskutse on konkreetne ja annab põhjuse klikkida või edasi tegutseda. et siis minu poolt siin selle ettekandega kõik, et võib-olla kui nüüd võib-olla siis küsimusi, kui on tekkinud küsimusi, kui meil on veel aega mõni minut.
hetkel veel küsimus ei ole, aga küll ütles, et näiteks temal on ka meililist olemas ja siis ta korra kuus umbes 100 kirju, et mis oleks see tihedus või sagedus, et millal, kui palju saata kirju näiteks mingi perioodi vältel? Mhm. See on päris hea saab öelda, küsimus. Et tegelikult ma ütleks nii, et mingit ei ole sellist universaalset soovitust, et kui tihti vaata uudiskirju saata. Aga mulle tundub, et korra kuus see võib olla liiga harva, et sa ei ole enam inimesel meeles, et kui sul on võimalik, kui sa tahad rohkem panustada meiliturundusse, siis soovitakse natuke tihedamini saata kui korra kuus. Ja noh, võib-olla e-poodidel on hea näiteks saata korra nädalas kirju või 2 kuni 4 korda kuus. Et oli ka hiljutis Litmusi USA selline uuring, kus oligi, et tegelikult kasumlikumad olid ikkagi need ettevõtted, kes saatsid pigem natuke tihedamini. Et muidugi noh, ei tasu pommitada sama sõnumiga on ju väga tihedalt, aga et kui sul on midagi väärtust pakkuda, siis sa võid proovida saata natuke tihedamalt kui korra kuus. Sest muidu ongi see, et sa teed seal ühe uudiskirjaga, kas klient näeb seda ja siis sa võib-olla paned sinna topid hästi palju teemasid sisse, aga inimene ei tea enam, mis on oluline, et kui sul on juba mitu huvitavat teemat, siis nende kohta võib teha vabalt eraldi uudiskirja, et see ei läheks liiga pikaks ja see oleks liiga palju linke ja call to action eid sees, et pigem jah, minu selline mõte või soovitus. mulle nii meeldis see, Laura, kuidas sa tõid välja, et kui sul on mitu asja, millest sa räägid uudiskirjas, siis tihti inimesel võib fookus ära kaduda ka, et ja üldse siis kuhu klikkida. sest mina tean, et mina vist tegin seda ämbrit ka no päris kindlasti, et mina pakun raamatupidamisteenust ja siis ma ei olnud tükil ajal kirjutanud, siis ma rääkisingi, et mis vahepeal on juhtunud, siis jagasin enda kirjutatud artiklit veebimajutusele, milliseid maksubaasi kulusid saab teha ja siis kutsusin veel esinemist vaatama ja kalendrisse lisama, et neid võib-olla on liiga palju tegelikult korraga inimesel hoomata. Et Mhm. vabalt oleks võinud ju teha 2 kirja üks nädal siis kasvõi. Jah, et mulle tundub, et tänapäeva inimese see tähelepanu on nii hajuv, et pigem nagu, et sul on eraldi nagu teemad, on ju. Sest ma tean, aastaid tagasi oli hästi populaarne, et ongi siin mingi septembri uudiskiri, me paneme siia mingi 4 asja sisse, on ju, aga minu meelest viimasel ajal on nagu see, et inimesele üks teema korraga ja siis kas teda huvitab, seda avab ja klikib ja vaatab või mitte, aga noh, muidugi mõnikord on mitu asja öelda, et noh, tehti üks-kaks nagu teemat ikka võib-olla uudiskirjas või üks-kaks nagu sellist call to action'it, aga kui sul on juba rohkem seal neid, siis võib-olla see, et inimene ei tea enam, kuhu klikkida, onju, et mida teha, onju. ja võib-olla ise läheb kirjutajana fookus ka ära, millest ma siis enda uudiskirjas räägin, et võib-olla siis see pealkiri hakkabki ka laiali valguma ja siis ongi meil juba 2 viga olemas, millest sa täna ja juba. et ma ei tea enam, mida pealkirjaks panna, sest see on nii üldine, siis sa pead panedki selle sooduspakkumine või midagi, minu septembri uudised, onju, et noh, jah. esiteks sa näed ise nii palju vaeva sellega kirjaga, et kirjutad kõik sinna kokku ja läheb see fookus ära ja inimene võib-olla üldse ei avagi seda ja siis järgmine kord võib-olla kirjutad alles järgmine kuu või üldse poole aasta pärast. Et jah, et see on nagu see, kus sa võid nagu libastuda, et sa näed palju vaeva, aga sa ei saa tulemusi, sest sul on noh, ei ole nagu see strateegia paigas, ütleme. aga loomulikult, et isegi kui sa kirjutad korra kuus, et siis lihtsalt, et saadaksid siis ikkagi iga kuu, et kui sul jääb mitu kuud vahele, siis seda inimesel juba läheb meelest ära, need soojad kliendid võivad külmaks muutuda, onju, kui sa neile üldse ei kirjuta vahepeal, onju, et see on ka nagu see. ja mis tegelikult me enne siin Lauraga rääkisime, mis oli lihtsalt minule nii põnev teadmine, et näiteks kui on pikalt polegi juba saadetud inimestele kirju ja võib-olla nad ei ole isegi avanud neid, et võib-olla nad ei soovigi neid kirju, et sa ütlesid, et saab teha seda, kuidas selle nimi oli, et ma saadan neile kirja, kas nad on huvitatud veel olemast üldse siin listis. jah, see on nagu selline reaktiveerimiskampaania, et sa saadad jah, et oi, et sa ei ole ammu avanud, et siin on sulle noh, e-poe puhul mingi spetsial sooduskood või noh, et kliki siia, kui sa oled veel huvitatud, on ju, aga et kui sa ei ole huvitatud, lahku või siis noh, pärast, kes ei ava ja ei kliki, et siis saadad mingi 2-3 kirja sellist ja kui nad ei reageeri, siis nad võtad lihtsalt maha, sest muidu su meililist lihtsalt kasvab, aga seal on inimesed, kes ei ole huvitatud, niikuinii nendest inimestest ei ole kasu, kes ei ava ega ei kliki, ei ole huvitatud, on ju, et siis need võib lihtsalt teatud noh, teha sellist kampaaniat ja vaadata, kas nad reageerivad, kui ei reageeri, siis võid nad lihtsalt julgelt maha võtta. sest nagu sa ütlesid ka, et üks asi on see, et need sealt on seal, aga teine asi on see, millega mina hetkel silma nagu puutun kokku, on see, et sa pead hakkama maksma meilihaldusplatvormile, kui üle mingite inimeste läheb, et tasub kindlasti seda puhastust kui sellist teha. ja see on just ka see, muidu list puhastub ka automaatselt ja selles suhtes, et inimesed, kes ei ole enam huvitatud, lähevad ära, et see ongi väga okei, aga aeg-ajalt võib-olla mõned inimesed, noh, lihtsalt nad on seal, on ju, aga nad tegelikult ei ole huvitatud, et siis teha, jah, tasub teha selliseid, kui sul on juba jah, list kasvanud suureks ja ta tõesti läheb üle selle.
teatud piiri, et siis seda sellist reaktiveerimiskampaaniat või puhastuskampaaniat, et vaatad, et kes on veel huvitatud, kes tahavad seal üldse olla. ma ise peaks ka tegelikult selle ette võtma see nagu tagaajus kuskil plaanis enda listi puhul. aga võib-olla siis saabki need asjad kaks kombineerida. sa saadad tihedamini kirju ja siis inimesed teavad, et ma enam ei taha enam näha seda inimest, nad ise võtavad sealt maha su ja vot jah, et muidugi ja sinu mõttes, et jällegi noh, see igaüks saab leida selle sageduse, et kui sa nagu sa hakkad saatma teda liiga tihedasti ja juba sama sõnumiga kirju, siis ka vaata inimestele võib-olla muutub tüütuks, siis sa näed, et oi, et selle kirja peale nagu liiga palju lahkus või selle teema peale, et siis nagu hakkad tasakaalustama, et nagu saadad natuke harvemini. aga noh, tegelikult kui see nagu lahkumise määr on nagu selline tavapärane, et siis ja sa hakkad katsetama tihedamat saatmist, siis tegelikult miks mitte, et sa võid ju tihedamini saata ja sa ei häiri, inimestele pakuvad huvi need uudised või teemad või mis sul on seal, et selles suhtes tasub katsetada kindlasti seda saatmise nagu määra, et kui tihedalt sa saadad. aitäh, Laura. kohe näha, et see on sinu teema, sa lihtsalt särad ja sa kuidagi pakatad energiast tänasel hommikul, et nii kihvt on kuulata sinu seda valdkonda ja suunda, milles sina tegutsed. väga põnev. aitäh, Laura, et sa tulid ja aitäh kõigile kuulajatele, vaatajatele. ja kui sa ka hiljem järgi kuulad, et siis ka too näiteks välja, mis oli sinu jaoks selline ahaa-moment näiteks, mille vastu oled sina kindlasti eksinud. et see on nii põnev jagada ja mulle nii meeldis, et Laura tõi ka need, et kuidas siis seda parendada, et on küll viga, aga kuidas seda siis muuta, et see avamismäär läheks kõrgemaks ja mine sa tea, äkki järgmine kiri juba avab rohkem, et siis on nii hea kohe panna see praktikasse, mis sa täna siit õppisid. aitäh ja peatse kohtumiseni juba järgmisel teisipäeval siinsamas grupis kell 10. aitäh kõigile, ilusat päeva jätku.